Serjoga, mis me täna veel räägime? On me veel midagi rääkida? Et oled sa näinud koroonamaske, neid saab nüüd riietest teha, on ju, eks ole, sinna saab igast disaine teha. Oled sa näinud tänava peal eriti totraid või vastupidi, eriti laedaid koroonamaske? Kusjuures enamus on endiselt, kahjuks eestlased ei ole just väga stiilitundlikud. Enamus on endiselt need imelikud sinised meditsiinimaskid, mis ei ole üldse ägedad. Aga ma arvan, et siin inimesed peaks rohkem oma iseloomu näitama. Parim, mis ma olen näinud internetist küll on, et keegi siis tegi pildi oma näost. Siis printis oma näo alumise osa. Kõik see, mis jääb ninast allapoole, seda sama maski peale. Ehk siis see nägi väga nilbe välja, siuke peaaegu nagu ta oleks tavainimene ainuke asi, et mingis kohutavas õnnetuses on näo alumine pool on kortsus. See kõlab päris jubedalt, aga mina näiteks olen näinud päris palju custom disaine. Mina nimelt nägin siukest musta riidest maski, mille peal on siis huuled, siuke musimärk. Musimärk? Ja mina mõtlen, kui sa oled naine, ütleme mingi 20 midagi, käid miniselliku siukse maskiga ringi. Mis sõnumi see pervodele, pervertidele edastab? Ma arvan, et julgustava. Ma arvan, et see on väga... Mina arvan, et see on väga loll lähenemine. Sama hästi võiks nagu mingi kuradi peenis endal sinna kuradi ette on ju kuradi joonistada, eks ole. Dickface. Dickface. Oot, aga tead, mis seal puudu on? Hiina elektroonika. Sinna võiks panna mingi LED-ekraani ette. See ekraan võiks siis erinevaid sõnumeid või siis ka reklaami edastada samal ajal, kui sa ringi. See oleks väga... Mina olen üldse mõelnud, et miks ühistranspordis nii vähe reklaami tuleb.